See on siis veebikaamera, ma saan aru. See on veebikaamera, talvel on ta siin meil, suvel on ta Kurepesas, et terve aasta otsa käigus. Sama kaamera on siis käinud ka Kurepesas? See sama kaamera on Kurepesas käinud ka ja on teda siin natukene peidetud. Ta vist patareide peal päris ei tööta, et siit lähevad juhtmed, et on nii voolujuhe kui ka siis see, mis saadab selle videosignaali, ma saan aru, siit edasi, et kuidas see siin üles ehitatud, seatud on? No siit kaamerast läheb siis signaal sinna jahimajja. Jahimajas siis on mingisugune, ma ei tea, mis asi ta on seal, mingisugune karbikene. Mis asi ta olla võib? Mingisugune jagaja. Saate nüüd ise rääkida teatud seadnud lihtsalt. No me rääkisime ainult sellest asjast tegelikult, aga... Aga siis küsi uuesti, kuhu need juhtmed lähevad. Võib-olla nii detailidesse ei peagi võib-olla. Sa võid ise öelda, sama hästi. Aga siis on siin üleval need prosektorid, millest ka endal on juttu, et vahepeal on siin ka prosektoril pirn läbi läinud, mis siis saab, kas te jooksete ja vahetate ruttu ära või? Kui üks pirn läbi läheb, siis ei jookse, kuna üks prosektor töötab ja midagi on ikka näha. 2 prosektoriga on pilt parem. Kui see juhtub sellisel öisel ajal, kui on palju võib-olla välismaiseid vaatajaid ja mõlemad prosektorid jäävad pimedaks, kas siis tuleb tulla ja ära vahetada see pirn või jääb too õhtu lihtsalt tegemata? Too õhtu jääb ilmselt tegemata, et järgmine päev ja õhtu on jälle, nii et võimalik vaadata, et ekstra küll ei tulda pirni vahetama. Et loomi ei segata. Aga ma saan aru, et loomade mitte segamiseks, aga jälgimiseks on siia ehitatud ka selline väike hubane onn või väike maja, mille jaoks see hea on. Siin on nüüd fotohuvilistele fotovarjend, avatud saab fotoaparaadi objektiivi välja pista või kaamera osa välja pista. Üleval on see nurgaga aknad, et loom ei näe seda inimese silmi sees, et see peegeldab selle lume või looduse peegeldamise maha, et selle taga täiesti julgelt toimetada, et loom ei näe. Loom isegi oleks suhteline märkama inimese. Loom suudab isegi märgata läbi fotoobjektiivi, kui inimene seal silma pilgutab, et ma olen üks juttu kuulnud, et isegi tolle peale või tronk näiteks. Aga vaatame, mis siis siin on kõrge korsten ka, et ega siin ometi midagi küpsetada. Korsten on selle jaoks, et lõhnad või lõhnatanud, et igasugused ajad lõhnad läheks võimalikult kõrgele, siis ei satub looma nimi. Ja see peaks olema selline õige kõrgus, mis suunas meie hingeõhu ja kõik muu. Mida kõrgem ta on, seda parem ta on, aga sellise kõrgusest kasutada. Nii, aga vaatame nüüd uksed sisse ka, palju siin tegelikult ruumi on. Sisse ja askendama pääsevad. See on piisavalt, et see mahub päris lubatud sisse. Kuidas siin